No nii, nüüd ma olen üksinda ilma koerata, see tähendab, ma lähen poodi Sigetvaari. Päris palju peab jala käima, sellepärast et bussid tulevad suhteliselt harva ja ma mõnikord kasutan ära sellist võimalust, et lihtsalt hääletan autosid ja mõni jääb ikka seisma ja siis me saame edasi. See on tegelikult ei ole väga palju, 5 kilomeetrit, ainult 4-5 kilomeetrit, see ei ole midagi üle noorele inimesele. Okei. Siis niisugused viinamäed on siin. Ja inimesed, siin on üks niisugune maja, mis on päris, paistab olevat väliselt, et ta on laokil, aga tegelikult ma tunnen neid inimesi ja üks inimene elab, kes käib Saksamaal tööl ja ta alles ostis selle maja ja ta alles on hakanud siin korda majja looma. Nii, siin ma olen siin Viinamäel lähedal ja siin on niisugused viinaaiad ja siin tuleb üks ilus vaade, siin neid riste, kuna riste leidub igal pool, kuna niisuguseid krutsifikse suuri kivist tee ääres neid tuleb ette, sest Ungari on teatavasti katoliiklik maa. Mitte ei saa öelda, et 100% katoliiklik, tegelikult on umbes, ütleme nii, kui niimoodi laias laastus inimesed jagada katoliiklasteks ja protestantideks, siis Ungaris on umbes 60% või siis veidi vähem kui 60% katoliiklasi ja umbes 40% või 45% siis või noh, veidi vähem, rohkem kui 40% protestante ja lisaks nendele on siis ka neid samuseid uusi kogudusi tekkinud väga palju, näiteks Hittülekesed, kus siis on väga palju neid endiseid katoliiklasi siis. No nii, siin on mingi ahi ja see on päris ilus. Minu meelest siin elavad mingid välismaalased, kas hollandlased või ma ei tea kes. Sest päris palju hollandlasi elab siin Sigetvaari kandis. Ja meil on naabrid ka, kus mina olen, seal on naabrid ka hollandlased. Ja muidugi soomlasi on küll, aga siin on terve kvartal soomlast oma praktiliselt. Siin algab ühe kohaliku oligarhi või kas võib nüüd oligarhiks nimetada ühe rikkama kohaliku, ütleme siis niimoodi Viinamarja istandik, mis on väga suur territoorium, mul puudub täpsed andmed praegu, kui palju neid mitu ruutkilomeetrit tal seda Viinamarjade all maad on, aga igatahes paistab siit päris kohe olevat päris palju. Noh, näed puha Viinamäe. Siin on niisugune niisugused on siis tüüpilised majad siin. Praegu on halvasti näha, aga kui me läheme edasi, siis näeb paremini. Huvitav on see, et Ungaris ei ole puumaju. Tüüpiliselt on siin kivimajad ja telliskivimajad või siis plokkidest ehitatud. Siin on kellegi teise aeg, see ei ole enam Novaki oma või siis selle kohaliku oligarhi, mitte oligarh on palju nimetada, sellepärast üleriiklikus mastaabis neid küll kindlasti oligarhideks ei saa nimetada, pigem rikkad kohalikud. Siin on jällegi Novaki Viinamarjad istandus. Ja kui ma nüüd siin
suunan oma kaamera sinnapoole või selle tableti, sest see ei ole päris ehtne kaamera, see on pigem tablett. Siis me näeme seda kanti, sinnapoole vaatame, kuhu on siis, kus oli siis surnud see kuulus Türgi sultan Suleiman Suur. Ja. Et tegelikult Suleiman Suur on seal küll surnud. Tal oli, väidetavalt tal oli mingi kõhulahtisus, ühesõnaga rahvakeeli öeldes pasatööbi, mingi koolera, me ei tea mis. Ja siis ta oli juba vana ka ja tema tervis ei pidanud sellele vastu. Üle 70 aasta vana oli sultan ja ikka veel ta tahtis aktiivselt osa võtta sõjategevusest, mitte ise sõdides küll, aga kohal viibides lahingupaikades ja siit on 4 kilomeetrit sinna kindlustuseni, või 5 kilomeetrit. Siin praegu selles suunas vaatame, aga seda on hästi näha, või õigemini seal on, see puud jäävad ette, nii et me ei näe seda praegu hetkel. Siin oli siis üks tüüpiline Ungari maja, aga ta ei ole võib-olla kõige harilikum. Ega nad väliselt kaugelt vaadates vähemalt mitmed neist palju ei erinegi nendest majadest, mis Eestis on leida, ainult oleks kasulik teada, et nendel majadel siin on paksemad seinad ja millegipärast, kuigi ilm on külmem Eestis, neil on väga paksud seinad, ma olen näinud isegi niisugust vana sellist, kas nüüd talumaja, sellepärast et taludeks neid ei saa nimetada, aga Tšalad Haas on niisugune pereelamu või ütleme niimoodi. Ja nende majade siis selle maja seinapaksus, millest ma rääkisin konkreetselt, oli peaaegu meeter ja mingisugust mitte korralikust telliskivist või mingist kohalikust materjalist tehtud, mida ma täpselt ei teagi. Nii siin ma olen kuskil 150 või 50 meetri kaugusel sellest kohast, kus siis Suleiman suri. Nüüd siis ma olen selle tee peal, mis siis viib sinna linna. Ja siit on umbes 4 kilomeetrit selle linnani, mis on umbes nii suur linn nagu Viljandi või võib-olla natuke väiksem, võib-olla natuke suurem, ma ei tea. Ja. Niisugused sõidukid läksid mööda mul. Nii, siin ongi selle sama oligarhi Pansio või niisugune, kuidas nüüd öelda eesti keelest, külaliste maja. Teisel pool teed järgmine külaliste maja. Ja see võib olla, ma ei ole 100% kindel, aga see mitte ka Novakile ei kuulu. See on Kopa Vendenghaus, Guest House, kui siin päris palju välismaalisi käib, siis on mõnel pool sildid väljas ka inglise või saksa keeles ja ka hollandi keeles. Näiteks leidub siin selliseid hollandikeelseid silte, et müüa maja ja meil tuleb praegu hollandi keeles sõnastus meelde täpselt, kuidas on, aga et müüa maja ja hollandi keeles, ainult hollandi keeles, mis tähendab seda, et ainult hollandlased saavad osta seda, sest teistest rahvustest inimestest, võib-olla saavad teised ka, aga jah, see selleks. Nii, nüüd ma olen jõudnud niisugusesse poodi nagu Spaar. Siin on palju, siit ma ei tea, kas ma praegu ostan midagi, mul on paar
pudelit, mille ma sisse annan, et siis ma saan paar senti raha selle eest juurde, mis ma neist kogun nii palju. Siis nii palju igas juustud, mis ja vorstid. Nojah, siin on õlled. Ja muidugi veinid. Nii, siin on see samane automaat, kuhu saab pudelid, plastmasspudeleid sisse anda ja siis lähen edasi. Praegu veel ei osta siit pärast tagasi tulles, sest siis on vähem kanda. No nii, nüüd ma olen siin kesklinnas ja raamatukogu juures. Siin on see Molnar Imre nimeline raamatukogu, kus saab siis ungarikeelsed ja kui tahad, siis inglisekeelsed raamatud ka laenutada. Ja see on üks kultuurielu keskus, siin toimuvad ka muud üritused ja siin käivad muuseas ka isegi jumalateenistused käivad siin selles raamatukogus, sest nagu ma olen tähele pannud, siin on mingisugune kristlaste grupp, kes siis käib jumalasõna õpetamas ja jagamas teatavatele inimestele. Aga loomulikult toimuvad siin ka mitmesugused kirjandusõhtud ja ega see suur koht ei ole, suur raamatukogu ei ole ja kuna Sigetvaari kuulsamaid kujusid on ikkagi Miklos Žreni, siis siin on ka tema ausammas, aga mitte siin, selles kohas, aga jah, tema on suures au sees selles linnas. Ja tema meeldetuletuseks võib-olla, kes ei mäleta, kes ei tea neid asju, kes ei ole varem mind kuulanud, et siis need sammused ja kui oli see sammune, et kui oli türklaste vastane võitlus, siis Miklos Žreni juhtis siinse kindluse, kui ma sinna kunagi viitsin minna, täna ma küll ei viitsi minna, sest ma käisin juba poes ära, aga see kindlus, mida siis Žreni Miklos kaitses ja see on muidugi väga hästi restaureeritud ja see on suur kindlus ja omal ajal see oli selle piirkonna Lõuna-Tunantuuli üks tähtsamaid kindlustusi ja kui Žreni Miklos 2000 mehega alguses või 1500 mehega, palju nüüd oli täpselt arvu, ma ei nimetaks, aga kui Žreni Miklos siis kaitses seda kindlust üle kuu aja peaaegu 100 000 mehelise sultan Suleimani väe vastu, siis langes see koht muidugi 150 aastaks türklaste valdusesse, kuni taas vabastas selle piirkonna just Žreni Miklose või siis Miklos Žreni tähendab järglane, tema poja poeg vist oli, mitmendas astmeste pojapoeg. Ühesõnaga tema
tema esiisa oli selles Rinni Miklose. Esiisa oli siis samane Miklos Rinni, kes siis kaitses seda kindlust, seda paika siin türklaste eest. Ja ta langes siin, türklased rangesid tema pea ja siis riputasid ilmutamiseks selle inimestele vaatamiseks välja. Nagu see kombeks on, nagu me teame, et ka Lembituga tehti midagi sarnast, et tema pea raiuti ja see oli nagu sümbol, kui ta seal Madisepäeva lahingus langes väidetavalt. Ja ühesõnaga jah, türklased tegid ka siis neid eelmiseid asju ja siis jäi see paik 150 aastaks türklaste valdusesse. Kindluse kaitsja Miklos Rinni ja siis järglane või tema pojapoeg või mitmenda astmes ta oli, nüüd see järglane talle, tema siis kirjutas eepose, rahvusliku eepose Sigetvaari Vessedelem ungari keeles, eesti keeles oleks siis Sigetvaari piiramine või siis, kuna Sigetvaar on siis tegelikult tähendab sõna-sõnalt saare kindlustust, siis võiks ju eesti keeles olla, eestipärasemalt olla selle nimi, selle pealkiri, selle teose pealkiri, eepose pealkiri, barokkeepose pealkiri, saare linnusse piiramine või langemine. No nii, nüüd on ostud tehtud ja raamatukogus käidud. Olen tagasi teel. Siin on suure tee juures olen. Siin mingid inimesed otsivad kastaneid puu alt. Korjavad kastaneid, jah. Huvitavad katused on siin Ungaris majadel. Aga see on ilmselt kogu Kesk-Euroopas ja isegi Lääne-Euroopas olen näinud selliseid asju, kuigi ma Lääne-Euroopas ise käinud ei ole, aga nendes filmides ja dokumentaalfilmides ja videodes, mida ma olen vaadanud, nendes ikka on ette tulnud, jah. Nii et jah, ega ma operaator ei ole, nii et pidate ära kannatama selle kehva kvaliteedi või kui kehva, vaatame. Ma ei ole isegi vaadanud veel. Kuidas välja on tulnud. Okei. No nii, siin on need Staffordshire terrierid. Minu teada, kas need on need? Peaks olema. Staffordshire terrierid, nad on tõeliselt mõrtsukad. Ja nendega nad on midagi sarnast nagu Pitbull, aga ühe sellise eksemplariga ma räägin, ühest sellisest eksemplarist ma räägin seal pärast. Seoses sellega, kui ma lähen oma teemade juurde. Oho. Ei maksa vist väga üritada, sest nad võid tulla kuskilt august äkki läbi ja siis on kööga. Increase and be comparable with long distance drones. And Russia will have more questions from, I think, their society to their leaders. This is important. Then... Mis seal on? No mis sa näed seal? Kas sa lähed sinna? No kus sa lähed, Üriia? No kus sa lähed seal? Mis seal on? Mis seal on? Kont, jah? Kont, jah? Kondi peetsid ära sinna. Kondi peetsid ära, jah? Oi, mängukaru oled. Hoopis. Mitte kutse. Jah, näe võta ära. Aha.
Aha. Aha. Aha. Kus on? Kus on? Okei. Nii, eelnevalt ma rääkisin siin ühest teatavast koeraliigist Ameerika Staffordshire, mitte Staffordshire, Staffordshire terrier ehk Amstaff, kes on väga tapmisele kalduv ja tapmiste jaoks treenitud koer tegelikult. Aga võib-olla mõnedes maades on ta keelatud, ma ei tea, kuidas Eestis praegu, aga Ungarist ta on päris levinud, täitsa levinud koeratõuks siinkandis vähemalt. Ja mul oli ka üks naaber siin, kellel oli siis üks naaber, seal oli terve mingi pande, mingi huvitavad inimesed olid siin naabriks vahepeal. Küll olid mustlased seal, küll olid mittemustlased seal neil majas, üks väike maja ja nad olid paljukesi koos väikses majas ja neil oli mitu koera. Ja üks neist oli siis Amstaff ehk siis Ameerika ja Staffordi, no ütleme lühindada, Staffordshire terrier või ütleme lühidalt siis Amstaff. Ja tema oli armunud minu koera Freiasse minu koerasse Freiasse. Minu koer on Freia nüüd jätavasti emane koer ja tema siis on, tal vahetevahel on jooksuaeg ja siis hiljuti oli ka seesama asi. Aga siis oli see naabrite koer, kes ulkus vabalt ringi ja see Amstaff ehk, ta on niisugune pitspullilaadne koer, kes siis on, kui ta kui on tegu isase koeraga ja antud juhul oli siis isase koeraga tegu, tema nimi oli ka niisugune huvitav, mis vastas tema iseloomule ja tema käitumisviisile, tema nimi oli Killer. Ja tema, kui ta mõne isase koeraga konflikti kokku sattus, kellega ta ei olnud tuttav ja kes talle ei meeldinud või kes talle konkurent oli siis armuasjus, siis ta ründas neid ja tema ründamine oli niivõrd metsik, et ta oleks need, nii mitugi koera ta juba tappis ära, isegi endast suuremaid koeri ja kuigi tema isa on kuskil 20 kilo, ei valmistanud talle mingit vaeva rünnata kuni umbes 50 kilost isast koera. Ja kui ma ei oleks seda tema küüsist pääsnud, siis ta oleks surnud. Nii et ja niisugused koerad on siin huvitavad. See, mis ma selle Killerist siis rääkisin või ehk siis sellest Amstaffist, isasest Amstaffist, kes oli minu Freiasse Bernhardini armunud, kes oli tast 3 korda suurem, kas nüüd 3 korda, ütleme 2,5 korda kindlasti. Ja mul on päris vaev kohe teda oma koerast eemale hoida. See haakub ühe teise teemaga, päevakajalise teemaga ja te teate ju, millest ma räägin, olen harjunud rääkima, kui sa oled mind kuulanud. Ja kui sa ei ole mind kuulanud, siis kuula ja siis saad teada, ütleme niimoodi, see on kõige lihtsam niimoodi ära seletada, et millest ma siis räägin tavaliselt. Aga muidugi, kui sa mu videosid vaatad ja kuulad, siis mul on üks soov, et sa telliksid selle kanali,
sest siis sa saad teavet kõigi nende videode kohta, kui nad ilmuvad varakult ja sa ei maga neid maha. Muidugi, kui see on sinu jaoks tähtis. Aga kui ei ole, siis telli neid kas või sellepärast, et üldse kunagi niisuguse asjani välja jõuda, et YouTube'ist mingisuguseid tasusid ka mingit tasu ka saada, siis peab olema mingi teatav tellijate arv ja muidugi video vaatamiste arv. Ja minu video tellijate hulgas eriti palju inimesi praegu ei ole, aga ma arvan, et kui sa ei ole just fänn mulle lausa, siis sa võid sellepärast kas või tellida, et siis aidata mul jõuda selle arvuni, kuigi ma olen üsna alguse rajal sellel teel, selle 500 vaatajani, mis on nõue selleks, et saada siis Facebookilt ka mingid tulusid ja et mul raha vaja on, mitte ainult elama jäämiseks, vaid ka nende video tegemisteks, siis soovitan, et jah, telli see kanal ja märgi see meeldivaks, kui sulle tegelikult meeldib, aga kui see tegelikult ka ei meeldi, siis märgi kas või algoritmide pärast. Ja sest teatavasti töötavad algoritmid tehisaruga, nagu tehisaruga on seotud. Ja siis see tähendab seda, et puhas statistika aitab juurde tuua või vähemaks saada oma tellijaid ja uusi vaatajaid, sest nii jõuab see video enama vaatajani ja nagu ma senimaani tähele pannud olen, on enamik vaatajaid oma 90% jõudnud minu videode vaatamisena peamiselt Facebooki jagamistest või siis juhtumisega X-i jagamistest muidugi ka, siis ole nii kena ja jaga neid ise ka muidugi, aga tee võimalikuks, et juba YouTube'ist mida rohkem inimesi leiaks selle kanali üles ja ma võin ju niimoodi inimese moel ütelda, et jõuaks lõpuks sinnamaani ka ükskord välja, et saaks mingisugust tulu sellest tegevusest, kuigi ega ma eriti selle peale üles ei ehita seda asja ja üldse mitte tegelikult, sest oma ärivaistu poolest olen ma tuntud rohkem negatiivses mõttes ja see ei ole ärimeheks olemine, ei ole minu ala ja raha teenimine ja raha küsimused, see ei ole päris minu ala. Ma võin paljudest muudest asjadest rääkida sulle hommikust õhtuni, aga raha tegemine ei ole minu eriala, aga raha on mul vaja sellelegi vaatamata ja siis oleks kena küll, kui sa tellid mu kanali ja siis aitad mul ükskord välja jõuda selleni, et ma saan ka siit mingisuguse kas või sümboolse summa või mõne kohvi raha, ütleme niimoodi, või selleks, et kas või maksta oma internetiarve ära, sest internet on siin suhteliselt kallis, nagu Eestiski, no mitte kallis, liiga kallis, võib-olla isegi veidi odavam kui Eestis, oleneb millise teenindaja poole sa oled teenindajale valinud, ütleme niimoodi. No ja, aga nüüd aitab reklaamimisest, enese väljakäimisest, seda enam, et see ei ole selleks tehtud siin praegu, et ennast reklaamida ja nüüd teemad juurde ja teemasid on päris palju ja päris huvitavaid, aga
ma kõigest kindlasti ei jõua kohe rääkida, seda enam, et ma panin siia ette niisuguse video, mida ma tegin siis käigus täna siis linna, kui ma käisin linnas raamatukogus ja poes, teen koerale konte ja endale raamatuid närimiseks. Nii et jah, see selleks siis, aga laseme siis käia, las siis tulla. No nii, nüüd on mul seenelise müts jälle pääs. Ja ma tunnen ennast hoopis targemana kui enne, kui ma pidin hakkama komistamisi siis oma palveid esitama kuulajate poole, et nad mind tellimise kaudu, minu kanali tellimise kaudu pooldaksid, aga ometi on see kehtib see palve. Aga jah, teie terviseks siis minu enda valmistatud viinamarja jook. Vabandust, eksisin, enne oli siin sees minu enda valmistatud, aga praegu see ei ole minu enda valmistatud. Nii et, aga pole lugu. Ühesõnaga siis teemade juurde, mis on siis aktuaalne praegusel ajal. Praegusel ajal on siis, nagu ikka juba pikemat aega on see aktuaalne teema, et rahu tegemine Ukrainas, Ukraina ja Venemaa vahel, mis on tundub utoopilisena. Kuigi Trump on toonud mingisuguseid lootuse sädemeid inimestesse, et võib-olla viimaks siiski tuleb tagasi ja seda isegi ukrainlaste. Paljud ukrainlased rindemehed sealhulgas on oma mõtted juba tegelikult kuidagi nagu just Trumpi sõnumite kaudu ennast nagu häälestanud sellele, et ühe silmaga vaatavad nad seda vaenlast ja tulistavad vaenlast, teise silmaga siis vaatavad Trumpi poole, et siis kas siis Trumpi sõnadel saab olema mõju Putinile ja et see lootus on nagu ühest küljest see võib olla eksitav, teisest küljest see võib olla innustav, nii et ja rindel oli, et see võib-olla võib aidata või isegi vastupidi segada. Aga kui nüüd tagasi Ungari teemadele juurde, siis ja kuna me oleme rääkinud ka palju Ukraina sõja teemadel ja Ukraina teemadel üldse, siis on üks viimasel ajal käimas üks pinge üleskruumine Ukraina ja siis Ungari vahel. Kaks U-tähega riiki ei saa üldse läbi teine teisega ja see on kuidagi nagu see on nagu kuidagi nagu väga tähelepandavaks muutunud. Siis need spiooniskandaalid, et Ukraina püüdis siis Taga-Karpaatias kinni kaks ungarlast, õigemini etnilist ungarlast, ütleme, aga Ukraina kodanikke, keda ta süüdistas spioneerimises Ungari kasuks, vastutasuks Budapestis pani, võttis kinni ühe mehe siis Budapestis, korraldas niisuguse erilise haarangu, kus siis võttis, mis oli lausa nagu lavastuslik ja siis ta võeti tänaval kinni inimeste silma all ja süüdistuse alusel, et ta olevat siis Ukraina spioon. No nii, siis toimus veel selle peale siis toimus see, et selle peale lehkis siis või siis saatis Ukraina välja mitu Ungari diplomaati Kiievist. Siis vahepeal oli ju üks niisugune
mida Orban reklaamib kui referendum, aga mida ei saa referendumiks nimetada. Referendumiks ei saa nimetada seda niinimetatud Nemzeti konsultaatiot, ehk siis mis eesti keeles oleks rahvuslik jah, konsultatsioon, mis peab oma sisu poolest peab tähendama siis seda, et valitsus niimoodi teatavate küsimuste esitamise kaudu siis konsulteerib rahvaga. Aga jah, siis samas on valitsuse küsimused väga sageli väga manipuleerivad. Küsimuste vormeerimine toimub niimoodi, et selles on nagu ette antud see, mida ette dikteeritud vastajale see, et oodatakse just teatavasisulist vastust, noh, mitte sisulist jah või ei vastust tavaliselt, aga küsimus formuleeritakse niimoodi, et siis on ette antud see, mida peab ta arvama, kas, et sa võid küll vastata näiteks mõnele küsimusele, et jah, aga samas valitsus või see küsimuste esitaja justkui juba küsimuse vormistamise käigus eeldab, et või juba tema vormistatuse viisist eeldab, et lähtuvalt, et eeldab, et oodatakse vastust ei näiteks. Ja niimoodi oli ka selle viimase siis rahvusliku konsultatsiooniga, kus siis küsiti rahvalt selle kohta, et mida te arvate Ukraina vastuvõtmise kohta. Ma ei vaadanud täpselt neid küsimusi üle, aga ma tean nende kaudselt neid küsimusi, sest tegelikult minule ei saadeta neid küsimusi, mina ei ole Ungari kodanik. Ja siis ühesõnaga, aga ma põhimõtteliselt tean küll, mis seal oli. Seal oli see, et küsiti, kas te tahate näha ukrainlasi Euroopa Liidus, kus siis või tähendab, kas te pooldate Ukraina vastuvõtmist Euroopa Liitu, mille tagajärjel siis Euroopa Liit kistakse sõtta Venemaaga, sest Ukraina on ju sõjas Venemaaga. Küsimuse selline formuleering on ju ebaeetiline tegelikult. Niimoodi ei tohi küsimust üles seada, et sulle antakse vastus ette. Ja siis samas on seal ka see, et näiteks, et oli küsimustes oodatud ära, et või mitte oodatud ära, oli kohe küsimuses esines see, et kas te tahate näha, et ukrainlased saaksid Euroopa Liidu kodanikeks saades saaksid vabalt ringi reisida Euroopa Liidu riikides ja levitades niimoodi kuritegelikkust ja korruptsiooni, et siis Ukraina maffia, et kas te soovite siis, et Ukraina maffia siis hakkab tegutsema kõigis Euroopa riikides ja saab vabalt takistamatult tegutseda neis. Ja niisuguste küsimuste esitamise vormis ei ole ime, et siis suur osa nendest vastajatest ütles, et nemad küll ei soovi näha, noh, tegelikult on ei, ühesõnaga ei, nad ütlesid ei küll Ukraina liitmisele Euroopa Liiduga, 2 miljonit ja siis 100 000 või veidi rohkem kui 100 000 pealekauba. Ja sellega nad siis nagu väljendasid seda arvamust, et nad ei soovi Ukraina liitmist Euroopa Liiduga, sest vastasel korral see oleks Euroopa Liidu lõhkeajamine Ukraina migrantidega, Ukraina põgenikega, kes siis
koos endiga viivad siis Euroopasse kaasa kuritegevuse, Ukraina maffia, korruptsiooni ja mis kõik halva. No nii, see niinimetatud siis Nemzeti konsultaatio muutus siis aja jooksul pinnuks silmas ka Ukraina meedias, kus siis esiteks küll veidi väljendati pahameelt selles suhtes, et Ungari korraldab niisuguse sisulisi siis noh, siis petitsioonide taolisi küsitlusi. Samas muidugi Orban väidab selle kohta niimoodi, et Fidesz on taolist poliitikat, Ukraina vastast poliitikat ajanud ja nad tunnevad, et nende legitiimsus selle Nemzeti konsultaatio tagajärjel on siis nagu tõusnud, et see suurendab nende legitiimsust, annab, et nad tunnetavad, et rahvas pooldab nende poliitikat ja noh, nagu nad siis ka ütlevad, et nad arvavad, et nad on õigel teel sellega. Samas muidugi, kui me nüüd niipea, kui me Ungari piiri ületame ja vaatame kõigi teiste Euroopa Liidu maade esindajaid ja inimesi, siis seal esineb siis kardinaalselt teistsugune vaatepunkt. Nagu täiesti teisest vaatepunktist vaadatakse siis Euroopa ja Ukraina omavahelist kisklemist. Nii et huvitav, see on nagu mingi peegli efekt, et kui teised ütlevad nii, siis mina ütlen naa, et kui teised ütlevad ei, siis mina ütlen jaa, kui teised ütlevad jaa, siis mina ütlen ei ja see nagu omadus siis on praegusele Ungari poliitikale ka nagu tundub olevat silmatorkavalt omane. See kohe torkab nii silma, et seda saa nagu kohe teisiti nagu nähagi. Ja kui me nüüd jätkame seda Ungari ja Ukraina omavahelist külma sõda, siis see tundub nagu külm sõda olevat vaid esialgu ja isegi kui Ungari ei oleks NATO liige, siis võiks tekkida kindla peale samasugust poliitikat ajava Ungari puhul Ungari-Ukraina omavahelise suhte kohta küsimus, et millal siis see külm sõda muutub kuumaks sõjaks. Hiljuti oli siis see intsident, kus Ungari väljendas väga ärritunult protesti siis Ukraina aadressi selle tõttu, et siis Ukraina laskis õhku siis selle Truspa ehk Sõpruse gaasijuhtme Bryanski linnas. No seda gaasijuht on praeguseks siis aga juba kas nüüd just täielikult, aga mingil määral töökorda seatud, see gaasijuhe on ja juba oli kuulda Fideszi poliitikute suust optimistlikke nooteid, et veel ei ole, või vahepeal oli küll täielik katkemine nagu sellest gaasijuhtme kaudu kütuste saabumine Ungarisse, aga veel ei ole lootus täielikult kadunud, sest juba jälle on seal midagi remonditud ja jälle saabub õli selle samuse Sõpruse juhtme kaudu. Tookord oli siis niimoodi, et Ungari siis keelas ära sissesõidu Ungarisse ja kõigisse teistesse Schengeni maadesse selle väeüksuse komandööril, kes siis oli
Druzhba gaasijuhtme õhkulaskmise või sellise ühenduspunkti või keskuse Branski linnas õhkulaskmise täideviija, kelleks oli siis etniline ungarlane või siis poolungarlane täpsemalt, Taga-Karpaatiast pärit etniline ungarlane, kelle väeosas on väga palju ungarlasi, samas üllatav, aga jah, siis Siarto siis keelas kõigil neil, või mitte kõigil neil, vaid sellel väeüksuse drooni, kes on vastutav siis droonirünnakute eest Venemaal ja kes on siis nagu ma ütlesin, etniline ungarlane ja kelle sõjaväelase hüüdnimi on siis Madjar. Ta keelas ära sellest siis inimesel siis sissesõidu Ungarisse ja Schengeni maadesse, mille peale siis kiirelt reageerisid ka Poola ja Leedu poliitikud, et ootavad südamlikult siis Madjarit oma maadesse puhkama, kui tal selleks tahtmine peaks tulema. Siis see juhtum ei ole veel unustusse vajunud, kui juba on uus intsident Ungari ja Ukraina vahel siis ilmsiks saanud. Nimelt süüdistas Zelenski ja siis Ukraina väejuhatus siis Ungarit selles, et ta olevat saatnud oma droonid liiga lähedale Ukraina piirile ja mille eesmärk olevat siis nende arvates see, et nad tahtvad siis spioneerida õhust ja no, et teada saada siis, et millised sõjaväeüksused kus paiknevad ja siis sellele vastas siis Viktor Orban, et see väide, et Ungari on oma droonid saatnud üles Ukraina piiri ääres kontrollima Ukraina väeüksuste paiknemist või infrastruktuure, et see on fake ja nagu kui me jälgime nüüd mitte Ukraina, vaid Ungari meediast siseselt, riigisisest meediat, siis suurem osa inimestest, analüütikutest, poliitikavaatlejatest arvavad, et tõenäoliselt 99,9% tõenäosusega ei olnud need siis mitte Ungari droonid. Et kuna Ungari ja Ukraina piiril on juba pikemat aega käimas selline droonide kaudu siis eraviisiline siis selliste kuritegelike organisatsioonide siis, kuidas nüüd öelda, kauba läkitamine üle piiri, et või siis ebaseaduslikult, mille pealt ei maksta tolli, aga mitte mis ei ole nagu see, milleks kasutatakse siis droone ja siis võisid olla need eraviisilised droonilennud siis, kus siis spekulandid, kohalikud spekulandid, kas siis Ukraina poole pealt või siis Ungari poole pealt siis on siis droone kasutanud selleks, et äri ajada. Kolmas võimalus on see muidugi, et selle taga on see sama fenomen, mis on erinevates Euroopa maades juba levinud, nimelt, et nagu Taaniski oli ja Poolas oli intsident, et kus siis droonid, mida arvati olevat Vene droonideks, et siis need samad inimesed, kes on nende taga, siis provotseerinud ka selle ja tõenäoliselt, et nad olid siis venelased,
nende arvates. Ühesõnaga, et siis venelane püüab provotseerida niisugust asja, et imiteerib siis need droonide luured erinevate riikide vahel selleks, et konflikte tekitada ja konflikte süvendada. Niisugust arvamust Ungari poole pealt ei ole avaldanud mitte ainult parempoolsed siis poliitikavaatlejad või siis arvamuskujundajad, ütleme niimoodi, vaid ka vasakpoolsed ja liberaalsed ja need, kes ennast sõltumatuks nimetavad. Sest ka selliseid on Ungaris. Zelenski ütles niisuguste drooni lendude kohta, et tõenäoliselt niisugusi provokatsioone siis korraldatakse Venemaa varilaevastiku laevadelt. Ungariga seoses tuleb kohe siis meenutada ka seda, mis on juba varasematel aegadelgi oluliseks teemaks saanud, et Trumpi ja Orbani suhe, et Trump ja Orban on olnud siis, see on üldteada ju, et nad on oleks head sõbrad ja aategaaslased, kes siis ajavad ühte ja seda sama asja, ent nüüd pärast seda, kui Trump on väljendanud oma pettumust Putini suhtes, on mõningaid küsimusi tõstnud üles ka see olukord, et kuidas see mõjutab siis Orbani ja Trumpi suhtumisi. Ungaris on mitmed inimesed väljendanud arvamust, et küllap Orbani ja Trumpi sõprus siis saab kaasa aitama sellele, et Orbani ideed saavad paremini levida ja see, mida maderid on oma pühaks võitlusasjaks võtnud. Muideks, see on üks, mis puudutab seda Euroopa ja Venemaa suhet, sest see on üks hirmus ja ketserlik vaatepunkt muidugi, et kuidas Ungari vaatleb siis näiteks Venemaa asja ja Ungari peab seda aateküsimuseks ja seda peab seda ülimalt positiivseks, et tahab Venemaa tuua taas Euroopa turgudele ja Euroopa ja Venemaa siis konfliktsust tahaks ära kaotada, kuigi kõik teised Euroopa riigid näevad selles mingisugust utoopiat, millele ei maksa mõeldagi enam. Aga Ungari näed ja Orban ja Fidesz, mitte Ungari, kogu Ungari mitte. Aga jah, just see Fidesz ja Ungari näeb just selles, et siis oma eesmärki, ühte eesmärki lausa jah, et siis Venemaa ja Euroopa omavahel lepitada taas leviks kaubavahendus ja et siis Orban kui Putini lemmiklaps, et siis ta saaks sealt, et Ungari siis selle tagajärjel, selle sõpruse suure truuduse tõttu siis saaks siis odavat gaasi ja naftat Venemaalt ja muid tooraineid. Ja muuhulgas mitte ainult, et saada, vaid ka viia Venemaale oma ärisid. Ja on üks selline Ungari toidupoe kett CBA, mis on Venemaal, ma ei tea, väga palju Venemaa ärisid ja üle Venemaa tuntud Venemaa levinud toidupoe kett, seesama Ungari CBA, Venemaa nimeks Magnet, kui ma ei eksi, või Magnit, jah.
ma vaatasin, lugesin ühte raamatut hiljuti, aga ma viisin selle kahjuks raamatukokku tagasi, nüüd ma ei mäleta täpselt arvu. Aga kui me nüüd ette kujutame, siis see arv oli ikkagi väga suur ja see toidupoe kett, Ungari toidupoe kett peaks olema Venemaal täitsa väga levinud. Samuti käivad siis Ungari esindajad pidevalt seal Peterburi siis majandusfoorumil kohal. Siarto on aktiivne külastaja, sel aastal vist oli Siarto seal, Peeter Siarto ja mõned on rääkinud sellest, et mitte valitsusmeedia kõnetorud, vaid siis pigem need opositsioon, ütleme niimoodi, on väitnud, et Siarto viibib juba rohkem Venemaal kui Ungaris. Trumpi ja Orbani omavahelise läbisaamise kohta võiks siis veel nii palju öelda, et ta hiljuti saatis siis ka Trump ka nagu soovituse siis Ungarile ja Slovakkiale, et mitte osta siis kütust Venemaalt, vaid otsida siis tarnijaid mujalt. Oleks siis väidetavalt Horvaatia kaudu, aga selle mõtte laidavad maha muidugi Fideszi poliitikud, kes ütlevad, et Horvaatia kaudu ei ole võimalik Ungari kütusevajadusi rahuldada. Senimaani on siis Ungari olnud mitte ainult Venemaalt nafta tarnija või ostja, ta mitte ainult ei osta Venemaalt naftat, vaid ka müüb edasi. Ühesõnaga ta teeb äri sellega, et saab Venemaalt odavalt siis seda kütust ja müüb siis teistele riikidele edasi täpselt niimoodi, nagu seda teeb India, kelle ostud Venemaalt kütuse osas on tõusnud Ukraina sõja algusest siis 2%-lt 40%-ni, mis näitab, et see Putini osavuse vältida, et rahvusvaheliste sanktsioonide mõjusid on olnud tänu kolmanda maailma riikidele, siis kui me võime neid BRICS riike kolmanda maailma riikideks nimetada üldse, sest nad tahavad saada esimeseks, kuigi praegu nad ei ole veel suutnud läänt ületada. No ja, ühesõnaga siis jah, et siis Ungari on olnud edasimüüja, nii ostja kui edasimüüja ja siis ühtlasi on Ungari tegelikult, kui eraldi võtta Euroopa Liidust ja Ungari see ostmine, Venemaa nafta ostmine ongi tõstnud ja muidugi ka Slovakkia ja vähemal määral ka teised mitmed teised Euroopa Liidu riigid, nende ostud Venemaalt on siis tõstnud selle Euroopa Liidu nafta tarnimise nii kõrgeks või nafta ostmise nii kõrgeks. Nii et Ungari on teatavas mõttes on Orban ja Fidesz süüdi selles, et Trump siis noomis Euroopat, et selle ajal, kui ta ajab nii Venemaa vastast ja Venemaa sõtta üles kutsuvat poliitikat ja edastab selliseid
pidevalt üle maailma laiali, et ja kutsub üles Venemaad ignoreerima Venemaad igasugust toodet täielikku sanktsioneerimist nii palju kui võimalik. Ja samal ajal on Euroopa Liit ju tegelikult nende väite järgi 3. kohal, siis kõigi nafta ostjate hulgast Venemaalt. Nii, aga kui me nüüd vaatame natukene teistsugust pilt, teistmoodi, teise rakursi alt, ütleme niimoodi, siis ja vaatame Euroopa riike üks eraldi võetuna, siis kogu maailmas on Ungari 4. kohal siis Venemaalt kütuseostjate hulgas. Esimesel kohal on siis Hiina, teisel kohal on siis India, 3. kohal Türgi ja 4. kohal Ungari ja seda kogu maailma pildis. Nii et siin on, mida ette võtta ja samas Ungari ise väidab, et Ungari poliitikud ja mitte ainult need Fideszi poliitikud, vaid ka mitmed teised on seda meelt, et Ungari peab Venemaalt kütust ostma. Et see on nagu selles, jah, ma olen varemalt siis Oskar Lutsu Kellamees Liblet tsiteerinud, siis nüüd ma tsiteeriksin Tiuksi, kes ütles, et tema peab imelikule rehkendusi näitama ja see sama suhtumine paistab olevat ka Ungaris levinud, tema peab Venemaalt seda kütust ostma, nagu Tiuks pidi imelikule rehkendusi näitama. Et mis pärast siis jah. Kui Oskar Lutsu teoses me nimetaksime imelikku ümber siis Venemaaks siis ja siis oleks Ungari ja Orban Tiuks, kes peab Venemaale rehkendusi ette näitama ja seda mitte üksnes selle nafta ja kütuse ostmise plaanis, vaid ka teises mõttes, sest kui me Ungari propagandat, valitsusmeelset propagandat vaatame, siis seal ka nagu ühel meelel ju räägitakse sellest, et noh, jah, Venemaa positiivsest vaatevinklist kajastatakse ja Euroopa Liit on siis impeerium, mille vastu siis Orban peab võitlust. Kuigi kummaline on, et siin tekib, ma tahaksin seda sama küsida, mida just Ukraina, ma vaatasin seda YouTube'ist Freedomi ühte saadet, kus oli ka siis sellest Orbanist juttu ja siis seal oli ja Ungarist ja Ungari praegusest poliitikast, siis seal oli kah seda sama asja esile toodud, et huvitav jah, et Orban nimetab Brüsselit ja Euroopa Liitu impeeriumiks, aga samas ta nagu on ära unustanud selle, et Euroopa Liidus olemine ei ole kohustuslik, et miks ta siis veel Euroopa Liidus on, kui Euroopa Liit on impeerium. Ja samas, kui me nüüd meenutame seda, et pärast seda, kui Ukrainale tungis Venemaa kallale, siis ootasid kõik teised Euroopa Liidu riigid, et siis noh, ma vaatan palju, 51% on akul. Okei, et kõik siis Euroopa Liidu riigid, kõik riigid, Euroopa Liidu riigid ja NATO riigid siis nimetaksid siis seda Venemaad agressoriks ja siis Orban ei tahtnud seda teha ja siis lõpuks ta oli sunnitud moka otsast välja ütlema, et Venemaa on agressor, tõepoolest Putin on agressor, Putin alustas selle sõja, aga samas
kui sa nüüd jälgid Ungari sisemeediat, sisemisele auditooriumi jaoks öeldud sõnumeid, siis alati lisatakse selle juurde, aga Ukraina provotseeris selle sõja. Venemaa on küll agressor, aga Ukraina provotseeris sõja. Nii et see on ka niisugune kummaline suhtumine, et ollakse liitlassuhetes nende riikidega, kes neid koloniseerib ja samas siis Venemaa on küll agressor, aga noh, heas mõttes siis ungarlaste arvates, et kuna neil ei jäänud muud üle, kuna neil lihtsalt ei jäänud muud üle, kui Ukrainat rünnata, sest vaesel Venemaal tuli NATO liiga lähedale Ukraina kaudu ja ukrainlased oleksid nad neid järjest tapma hakanud nende väidete põhjal, et jah, niisugune asi. Nii, ja nüüd peaks tulema seose, kus ma siis räägin sellest, kuidas ühesõnaga niisugusel teemal, mille ma nimetasin sissejuhatus truda pättide sekka. See on, noh, võib-olla ei saa esimesel silmapilgul aru inimene, et mis asi see trudapätid on, aga kes on juba, noh, ei ole enam kõige noorem inimene, võib-olla mäletab veel, et kunagi nimetati 17. kutsekeskkooli siis trudaks. Ja mis puudutab seda truda, siis seal õpiti siis mitmesuguseid erialasid, muuhulgas siis näiteks elektrikuks, lukksepaks, müüjaks või kokaks ja siis veel mõned erialad. Aga ja, et see kool oli siis seal Tartu linna servas, tolle ajal oli see Põllud enam, ma ei tea, mis täna see praegu on, kus see truda kool asus. Ja praegu seal samas kõrval oli siis konservitehas, siis seal läks siis tee Jõgeva poole ja Nõukogude ajal oli see niisugune kool, kuhu võeti õppima mitte alati kõige paremaid õpilasi, vaid nende hulgas olid tihtipeale just need, lisaks mõnele üksikule, kes siis tõepoolest tahtis heaks luksapaks või heaks elektrikuks saada, aga neid oli väga vähe tegelikult. Enamus oli neist, kes keskkoolist kas siis ei saanud hakkama, keskkoolis ei oleks hakkama saanud, või siis need, kes siis ühesõnaga tegid liiga palju pätti koolis, algkoolis kuskil. No, mina käisin Tartu esimeses keskkoolis enne seda, kui ma sattusin Tartu 17. kutsekeskkooli ja ega ma kõige parem õpilane ei olnud seal Tartu esimeses keskkoolis. Ja see on ka omaette lugu, miks ma ei olnud kõige parem õpilane Tartu esimeses keskkoolis. Anton Hansen Tammsaare nimelises Tartu esimeses keskkoolis, mis on tänapäeval siis Hugo Treffneri gümnaasium. Enne seda, kui temast sai siis Anton Hansen Tammsaare nimeline Tartu esimene keskkool, oli ta ju ka Hugo Treffneri gümnaasium, mis siis on tuntuks saanud Anton Hansen Tammsaare romaanisarja Tõde ja õigus, Tõde ja õiguse kaudu Mauruse koolina ja siis see inimene, kes siis oli Hugo Treffner, siis seda on siis kujutanud Tammsaare härra Maurusena ja kes siis on tegelikult oli nagu tüüpiline, kui me nüüd hakkame võrdlema tänapäeva selliste konservatiivset ja liberaalset maailma, siis härra Maurus oli ju ka niimoodi pigemini konservatiiv, kus juures Indrek
peategelane, Tammsaare loodud peategelane Indrek, kes siis võis olla, kelle prototüüp võis olla siis Anton Hansen ise, et tema siis nagu oli siis pigemini ultraliberaal või kuidas seda nii öelda, vasakpoolne liberaal või nagu mõned ütlevad, et liberast, mis on hirmus sõna võib-olla, aga vast et mitte nii liiga. No ühesõnaga siis jah, aga jah, et nüüd turdapättide juurde tegelikult sissejuhatuse saaks teoks, siis tuleks ju kõigepealt rääkida minu puhul näiteks seda, et miks ma Tartu Esimesse Keskkooli sattusin üldse ja miks ma Tartu Esimesse Keskkoolist siis pärast 8. klassi lõpetamist pidin ära minema. No üks asi, mida ma pean kohe välja ütlema, et näiteks oma varajases nooruses ehk siis või mis on siis teisiti öelduna siis lapsepõlv 6-aastasena ma olin võib-olla paistsin silma mõningate teatavate annete poolest, siis ema viis mind sinna eelkooli ja siis ma sattusin sinna eelkoolis Tartu Esimeses Keskkoolis, mis toimus, kus toimusid tunnid, sest nõukogude ajal oli selline asi nagu eelkool, kuidas seda praegu nüüd nimetatakse, mina ei teagi praegu, aga see selleks, ühesõnaga seal eelkoolis siis sai mingi algõpetuse ja poisiõmsikas või tüdrukutirts sai siis ettekujutus sellest, mida siis tähendab üldse kool. Ja siis ma mäletan sellest ajast, et ma joonistasin ühest pildist sellest kellast, mis just mitte seinakellast, vaid niisugune suured, omal ajal sellised suured kapile paigaldatavad kellad, mis siis igal täistunnil ja nii palju kordi lõõb, kui mis sõltuvalt sellest, kui palju kell siis sai, et kella 1 ajal lööb 1 korra, kella 2 ajal 2 korda. Ja siis poole tunni ajal siis lõi ka veel 1 korra või 2 korda, ma ei mäleta enam, või veerand tunni ajal 1 korra või kuidas see oli, ma ei mäleta, või siis lõi ainult poole tunnis, või vist lõi ainult täistundidel, ma ei mäleta enam täpselt, kuidas see meie kell oli ja kuidas ma seda joonistasin, milline see kell oli, seda ma mäletan muidugi täpselt samas. Siis ma joonistasin, maalisin seda vesivärvidega, maalisin, päris kena sai, aga joonistamisõpetaja ütles, et ilmselt on annet, aga nagu midagi jääb veel puudu. Aga see joonistamisõpetaja või maalimisõpetaja, kunstiõpetaja ütleme niimoodi. Või ma ei tea, ma ei tea, sest mina olin laps tolle ajal. Ma ei oska hinnata nüüd seda, mida võis see täiskasvanud kunstiõpetaja siis tolle ajal mõelda minust. Ühesõnaga, jah, aga kõige andekamate maalijate ja joonistajate hulka ta mind ei arvanud ja seda sellepärast, et ilmselt, et selgus vist, et ma ei ole sellest päris kindel, aga mulle tundub niimoodi, et selgus vist, et niimoodi, et ma olen ühe lihtlabase koristaja poeg, et sest minu ema töötas koristajana, kuigi minu isa oli keskastme juht, kes töötas vanem peainsenerina mitte, aga vanem insenerina vist, vanem tööde juhatajana. Ja siis, või mis ta oli, mis ta tolle ajal oli, meister võib-olla, tolle ajal veel ei olnud vanem tööde juhatajaks, ta sai veidi hiljem. Ja siis ehitusteenindusvalitsuses tolle ajal ja klaasimistöökojas olid omal ajal meister ja nii edasi, aga et võib-olla tema oleks sellest, sest teatavasti oli Tartu Esimene Keskkool siiski eliitkool ja õpilaste peale vaadati nende vanemate järgi, et kes on nende vanemad ja see oli väga tunnuslik tolle ajal pedagoogiale, et siis need lapsevanemad siis määratlesid selle, kuidas siis, mis siis lapsest lõpuks saab. Te lapsevanemad ise ei määratnud seda, vaid need, kes nad olid, see määratles selle siis, et millest saab, et kui sinu vanemad olid lihtlabased töölised, siis
siis võis kindel olla, et sinu õpetajad hakkavad sinust kujundama ühte niisugust inimest, kellest ei saa midagi rohkemat kui üks lihtlabane tööline, nagu sinu vanemad olid. Ja kahjuks mitte see ei olnud ainult nõukogude ajal iseloomuline, võib-olla see praegusel ajal ei ole praegu enam täpselt niimoodi, nüüd on teised kriteeriumid, kui ka need kriteeriumid ei ole ilmselt kuskile kadunud, vähemalt mõningates kohtades ja mõningates paikades. Aga jah, et kui sinu vanemad on ikka suured juhid, näiteks meie klassis oli EPA rektori poeg, ta õppis tolleaegse EPA Eesti Põllumajandusakadeemia rektori poeg. Eesti Põllumajandusakadeemia on siis see praegune põllumajandusülikool ja selle rektori poeg, kes oli vene perekonnanimega, kes ilmselt oligi vene päritolu, Koslov ja tema poeg oli, ja tema õppis ainult viitele muideks. Samas mina, kelle ema oli koristaja, kelle isa oli küll keskastme juht, aga tol ajal veel mitte, esimestes klassides veel mitte, mind ei arvatud veel selle vääriliseks, et mind 4- või 5-liseks õpilaseks minna, nii et see ei olnud üldse sugugi selline kool, kus siis inimesi nende võimete järgi hinnati, kuigi võib-olla mingil määral ka seda vaadati, aga mitte esmajoones kaugeltki. Esmajoones vaadati seda, et kes on kelle poeg tol ajal. See oli 70. aastate Nõukogude Liidus, Eesti Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis niimoodi. Vähemalt mina mäletan seda niimoodi ja mina sain sellest asjast niimoodi aru. Hiljem, tookord ma küll ei teadvustanud seda enne selle niimoodi, sest ma olin ju poisike, aga hiljem ma nägin seda just niimoodi ja see on üks väga oluline asi, mis määras lapse tulevikku tol ajal, et kes on sinu vanemad ja mitte selle järgi, et kuidas nad sind kasvatavad ja vaid te teate ju, te olete näinud filme, et teate isegi, aga enam ja kus siis räägitakse nendest samadest probleemidest, aga enamikes Ameerika Ühendriikides on see niimoodi väga paljudes kohtades, enamikus kohtades ja see on isegi absoluutselt niimoodi, sest kui sinu vanemad on lihttöölised, kui sinu hullem on see, kui sinu vanemad on joodikud või midagi niisugust, sest sa oled lootusetu laps, aga mõningatel õnnestus läbi murda sellest olukorrast, aga kaugel mitte kõik ei olnud ju tugevad, enamus neist oli käega, sest nägid ära, või tunnetasid ära, mitte näinud, vaid tunnetasid selle ära, et neil ei ole mingisugust võimalust, kui sinu vanem on ikka joodik ja õpetaja ka teab, et sinu vanemad on joodikud või siis korratud inimesed või ükskõik mis asi teiega ei olnud, siis sinust ei saa midagi tulla. Ja see oli täitsa tavaline asi ja meie klassis oli ka niimoodi, meie klassis oli üks tüdruk, kes oli siis näiteks, kelle isa oli siis ratsabaasi direktor või mis ta oli, kõrgem ülemus seal, direktor või juhataja. Ja käis meil koolis rääkimas sellest, kuidas siis Tartu ratsabaasi hobused võtsid osa filmi, praegu hiljem kultusfilmiks muutunud Viimse reliikvia filmimisel. Need hobused olid siis, kes sellest filmist osalesid siis nende Tartu ratsabaasist, mitte ratsaväe, vaid ratsabaasist või Tartu omad ühesõnaga Tartust pärit hobused, Tartu ratsaväe. Seal EPA juures, praeguse EPA juures, Põllumajandusülikooli lähedal oli siis hipodroomi taoline värk, kus siis hobused käisid trenni tegema ja need, kes tahtsid ratsutajaks saada, käisid trenni tegema ja siis tema oli seal juhatajana või siis olid teised inimesed ka, kõik ei olnud kaugeltki mitte kõige kuulsamate ja kõige tuntumate vanemate esindajad, aga siiski, kui me nüüd vaatame teisest vaatevinklist, siis
vastavalt õpilaste arvule oli siis meie esimene klass, kuhu ma siis läksin, oli siis jaotatud A, B, C ja see läks niimoodi välja kuni 8. klassini veel lõpuni, kuni ma Tartu Esimeses Keskkoolis õppisin. Ja siis tüüpiline oli seal niimoodi, et A-klassi pandi siis need lootusrikkamad ja mingi protsent alati vähem lootusrikkaid. B-klassi pandi mitte nii lootusrikkaid, et B-klass pidi olema ka taseme poolest veidi madalamal kui A-klass ja C-klass oli siis noh, mitte kõik, aga suur osa neist oli lihtsalt jääk. Sõnaga, kellele ei pööratud suurt tähelepanu, kes siis jäeti elu enda otsustada, mis neist lõpuks saab. Ja see on huvitav, et no mina sattusin A-klassi, ma ei tea isegi, kuidas see saatus, võib-olla kuidas see õnnestus mul ja mis seal oli selle põhjuseks, et mind pandi A-klassi, et mis ei olnud mul eeliseks, sest ega ma sellele vaatamata üle 3 ei saanud palju, välja arvatud ajaloos ja välja arvatud mõnes kirjanduses, ma mäletan enam milles. Mis ei tähenda seda, et ma oleksin võib-olla kõige rumalam olnud, aga ma lihtsalt ei pööranud sellele tähelepanu, minu jaoks ei omanud mitte mingisugust tähtsust sellest kool, kuidas ma koolis õpin ja ühesõnaga see oli kõrvalise tähtsusega asi, ma olen alati niimoodi olnud, et ma olen alati nagu väljaspool ise self-made man, nagu öeldakse, et ise see, mis ma ise teen endast, see must saab, ega keegi mind ei aita väljaspoolt, ei pedagoogid ei aidanud, ei vanemad vähe ainelises mõttes küll, aga muus mõttes mitte eriti. Peale isa muidugi, isa ka mingil määral innustas, et minust peab saama kirjamees ja nii edasi, sest ta ise oli kirjaniku ambitsioonidega ja siis muud sellised asjad, aga ja noh, ühesõnaga siis nii, et niisuguse kooli siis sattusin ma õppima ja siis kui ma seal õppisin, siis selline tase, mis algusest peale, millisel tasemel ma õppima olin determineeritud, selles ma jätkasin kuni 8. klassini. Nüüd 8. klassi lõpetasin ma 3-dega ja mul oli mõni 4 ka, aga ma üldiselt seal, kui meil armastati pingeridasid koostada seal klassis ja mõnikord ja siis üldiselt ma olin seal viimaste hulgas, kui mitte kõige viimane. Ma ei mäleta, kas ma kõige viimane olin, aga ikka viimaste hulgas jah. Ja siis see oli niimoodi ette determineeritud, ette määratud, see oli nagu see noh, ettemääratus, kuidas see oligi nüüd, mul üldse sõna praegu. Okei, ühesõnaga see selleks, et sind on määratud õppima 3-dele ja mitte palju üle selle, et liiga kõrgele oma pead ei tõstaks. No põhimõtteliselt see oli nii ja tol ajal oli see nii ja ilmselt on see praegu nii suures osas koolidest ja ilmselt on see enamikus maailma paigus niimoodi, et sinu vanemate, see, kes on sinu vanemad, see määrab selle, kes saab sinust, aga mitte absoluutselt, sest alati on võimalus, et üksikutel on võimalus esile tõusta teiste hulgast, vaatamata sellele, et sinu vanemad on madalal positsioonil. Aga mis see ka ei oleks, tüüpiliselt, inimesed mõtlevad enamasti niimoodi, et aju on enam arenenud, on võimekam tänu sellele, et aju on enam arenenud, suudab rohkem ülesandeid ära lahendada ja see mehhanistlik maailmavaade on nagu nii levinud, et enamik inimesi ei saagi aru, et nagu sellisel maailmavaatel midagi viga võiks olla ja nii see maailm nagu ümberringi meil toimub,
ja siis nõnda selles koolis õppides ja selle kooli 8. klassi lõppu jõudes selgus, kutsuti mind siis direktori juurde, öeldi, et kahjuks edasi keskkooli mul ei tasu minna, ei võeta. Et mul kõige mõttekam oleks minna mul kuskile kutsekooli või kutsekeskkooli, mitte kutsekooli oli suunati need, kes olid täitsa lootusetud. Kutsekooli, kus ei saanud keskharidust, olid niisugused alad nagu Kulmani nimeline 16. kutsekool oli niisugune kool, kus sai müürsepaks õppida ilma, et sa peaksid õppima, omandama keskhariduse ja kui sa väga tahtsid keskharidust omandama, siis said õhtukoolis või kaugõppes omandada selle. Ja siis oli niimoodi, et mulle öeldi ka, et minu vanematele vist öeldi, ma ei mäleta ka, kas mulle öeldi isiklikult või minu vanematele või minu mõlemad seal ja minu koos öeldi. Igatahes jah, selgus, et jah, kui niimoodi, siis niimoodi ja siis meid viidi sinna 17. kutsekooli, vanemad soovitasid elektrikuks minna ja seda soovitati vist ilmselt koolis ka, et ma vist kõige viimselt lootusetus ei ole, et see, et ma kunagi ülikooli lähen, et sellest ei ole mitte mingisugust lootust, see täiesti mõttetu, sellepärast, et siis ja niisugused kolmed ja puha. No nii, küll, see selleks. Aga siis jah, mäletan, seal oli üks Uipupuu nimeline, mis ta ees nimi oli, Väino Uipupuu nimeline meesterahvas. Ta oli keskealine elektrikute meistriks nimetati seal jah, seda kui mujal oli klassijuhataja, seal oli klassimeister või noh, kuidagi niimoodi erialamees, pedagoog ka ühtlasi. Ja siis tema oli nagu seal niisugune ja temaga ja siis direktoriga vist rääkisime, kes oli isa tuttav, sellepärast ma nagu mind võeti elektrikuks sinna kooli õppima, ma olin kõige noorem, vist mitte kõige noorem, teisena kõige noorem, üks inimene oli veel minust noorem. Ülejäänud olid siis päris mitme, noh, ikka mitu aastat mõned olid must vanemad ja suuremad ja sealt oli siis Puiatu erikoolist üks õpilane Erik Harri ja siis oli üks 17-aastane noormees, kes oli pikk 190 või 195 sentimeetrit, ma ei tea, kui pikk ta oli, kes oli minust 15 senti pikem, 2,5 aastat vanem, nagu vanem vend võiks olla, aga tema oli siis ka nagu minuga sattunud ühte gruppi õppima, sest seal ei nimetatud klassideks, vaid gruppideks. Ja siis ja alguses siis juba oli nagu natukene, alguses ei olnud veel kõige hullem, aga noh, jah, käisin tasapisi koolis ja siis omandasin eriala ja selle eriala õppimine siis tähendas siis seda, et õpiti esimene asi, kõige tähtsam asi, mis toimus olevat, oli viilimine siis. Pidid viilima endale kas mutrivõtme või midagi muud, siis valmistama endale siis mingisuguse plekist, mingisuguse kobaka, mida kasutada siis kas lambi kuplina või siis millegi muu taolisena ja ma tegelikult tõesti tegin ka niisugust asju vaikselt siis tol ajal, aga ma ei tundnud üldse, et see on nagu minu see, mida ma tahaksin tegema hakata ja siis ei tundnud vaimustust sellest üldse, muidugi see on üks asi, teine asi on see, et noh, natukene said hinded paremad kui Tartu esimeses keskkoolis ja mõnikord isegi õnnestus midagi neljapäeval, ma ei mäleta isegi, mis hinded mul olid, sest see oli minu jaoks üks suur eksisamm, et ma sinna kooli üldse õppima läksin Tartu 17. kutsekeskkooli. No jah. Mõne aja pärast siis
hakkas selguma, et kes need meie grupikaaslased siis on, millised inimesed. Ja nagu ma rääkisin, ma olin üks nooremaid, kõige nooremaid ja mul oli olnud nendega suuremaid kogemusi, kuigi ma pean tunnistama, et mul on näiteks vanem vend, kellega ma siis mitmesuguseid niisuguseid võitluskunste isegi harjutasin juba varakult, aga tol ajal veel mitte nii palju. Ja siis mingisuguses 4. klassis, kui ma käisin, siis mind ei võtnud Riho Rannikmaa sinna, või siis Riho Rannikmaa ja Andres Lutsar olid treenerid, ei võetud mind suudotrenni millegipärast, ma ei mäleta, mille pärast enda arvust ma tegin ka katsed päris hästi. Ja siis ma sattusin sinna Truda kooli, aga jah, ma pidin rääkima nüüd paljudest asjadest, aga minu episood läheb väga pikaks ära, siis ma mõtlen, et selle teemaga läheme edasi ja ma pidin sellest Pitbullist koerast rääkima siin, sest natukene rohkem, aga ja millega ma teda seostan, et see õigemini Staffordi Amstaff ehk siis Ameerika Staffordi terrier, et siis nendest tahtsin siis natukene teatavaid paralleele tuua selle Pitbulli või selle Ameerika Amstaffiga, sellega vähemalt, kes siis siin oli ja siis väga üle maailma tuntud poliitikuga seoses. Ma nägin nende vahel mingisuguseid paralleele nagu, mida ma tahtsin tuua, aga ma ei hakka praegu rääkima rohkem, sellepärast et ma vaatan, et mul on see üksi juba see, mis ma hakkasin Trudast nüüd rääkima pärast seda, kui ma rääkisin juba Ungari ja Ukraina suhetest ja mõneti ka siis Euroopa ja üldse Ungari ja Venemaa ja Ukraina suhetest, et siis ma praegu nagu rohkem sellest edasi ei räägi, vaid järgmisel episoodil lükkame üle selle päris sissejuhatuse Truda Pettides, või sissejuhatus on juba toimunud siiski. Ma seletasin ära, miks ma Truda kooli sattusin ja miks ma Trudas õppisin ja siis üldse, kuigi ma nüüd mõtlen välja, et ma ei lõpetanud seda Truda kooli ja miks ma sealt ära tulin, sellest järgmistes episoodides siis. Ja muidugi ka välispoliitilised asjad ja Ungari ja võib-olla ka siis Ungari-Ukraina suhted, kuna siin sellest jäi palju rääkimata, palju oleks võinud rääkida, aga siis nendest Ungari sisepoliitilistest sündmustest, mis siin praegu väga aktuaalsed on, nimelt siin on üks pedofiili skandaalid ja pedofiilia süüdistamiste skandaalid ja peamiselt on need seotud lastekodude ja niisuguste alaealistega ja enamasti püütakse kompromiteerida poliitikuid nende asjadega või siis kompromiteerinud on poliitikud iseennast sellega, et nad on pedofiiliast osa võtnud või pedofiilsete kuritegudega hakkama saanud. Ühesõnaga need asjad peaksid siis jääma edaspidiseks, sest praegu mul läheb väga pikaks, ma vaatan pool tundi läheb juba veel see otsa, siis enne oli see 18-20 minutit, siis tuleb oi, 20 minutit, ma niimoodi orienteeruvalt pakun üle tunni ja kindlasti võib-olla isegi poolteist tundi, võib-olla poolteist tundi mitte, aga noh, ikkagi pikad lood ei kutsu kuulama kõiki, või kutsuvad kuulama, aga keegi ei viitsi kuulata lõpuni neid. Nii et jah, kõike head, kui sa kuulasid mind, aitäh ja pane oma like siis ja telli mu kanal.